Esmapilgul näevad need välja nagu stseenid ulmefilmist või tehisintellekti loodud digitaalkunstiteosed. Aga need vaated ei ole arvuti loodud, ei ole inimese tehtud ega ka opiline illusioon. Alates vikerkaare värvilistest mägedest kuni öösel helendavate meredeni. Selles videos uurime mõningaid maailma kõige haruldasemaid ja värvikamaid looduse loominguid. Aga enne kui alustame arutelu, palun pane sellele videole üks like ja telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. Vikerkaare eukalüpt. Pole tavaline näha puud, mille tüvel on rohkem kui 1 või 2 värvi. Kuid mõnes troopilises metsas on üks puuliik, mis näeb välja nagu loomulik vikerkaar, mis kasvab keset metsa. See on vikerkaare eukalüpt. Seda võib leida Indoneesia, Papua Uus-Guinea ja teiste lähedal asuvate piirkondade troopilistes metsades. Esmapilgul tundub, nagu oleks mõni kunstnik otsustanud kogu puutüve lõuendina kasutada. Selle puutüvel võib näha erksaid rohelisi, siniseid, violetseid, oranže, punaseid ja pruule toone. Kõik need värvid on koos ühel ja samal puul. Kuid siin pole mingit värvi kasutatud. Saladus peitub puukoores endas. Kui vikerkaare eukalüpt kasvab, hakkab selle õhuke välimine koor erinevates kohtades aeglaselt maha kooruma. Kui alumine osa äsja avaneb, on see roheline, sest värskes koores on veel klorofülli. Padja jooksul ja kui see puutub kokku õhu, vihma ja päikesega, muutub koore keemiline koostis. Värv muutub järk-järgult rohelisest siniseks, seejärel violetseks, oranžiks, punaseks ja lõpuks pruuniks, enne kui see uuesti koorub. Kuna see protsess ei toimu kogu puul korraga, võib ühel ajal näha erinevaid muutumise etappe. Tulemuseks on loomulik värvimosaiik, mis tundub puu puhul võimatu. Veel üks põhjus, miks see eriline on see, et ei ole 2 täpselt ühesugust vikerkaare eukalüpti. Isegi sama puu välimus muutub kuude möödudes, sest selle koor vahetub pidevalt. Tänu oma ainulaadsele välimusele on seda liiki istutatud ka erinevatesse troopilisse ja subtroopilisse piirkondadesse nagu Hawaii, mõned Florida osad ja teised soojad regioonid maailmas. Dekoratiivpuuna. Ja iga kord, kui keegi seda esimest korda näeb, on reaktsioon tavaliselt sama. See näeb välja nagu inimese loodud. Aga tegelikult on see üks looduse värvikirevamaid kunstiteoseid. The Sand Beach. Enamasti on randades, mida me näeme, liiv valge, must või mõnikord kuldset värvi. Aga Hawaii suure saare ühes eraldatud osas on rannik, mis näib olevat kaetud purustatud smaragdiga. See on Papakulea rand. See on üks vähestest rohelise liivaga randadest, mis on maailmas tuntud. Selle ebatavaline värv on otseselt seotud vulkaaniga. Tuhandeid aastaid tagasi toimus selles piirkonnas vulkaaniline tegevus ja tekkis tuhakoonus. Vulkaani poolt välja paisatud kivimites on kõrge kontsentratsioon mineraali nimega oliviin. Oliviin on loomulikult rohelist värvi ja tavaliselt moodustub see maa-aluses magmas. Aja jooksul lagundasid tuul, vihm ja erosioon vulkaanilisi kivimeid aeglaselt. Kui need murenevad, vabanevad väikesed oliviinikristallid. Siin tulebki mängu ookeani roll. Iga merelainega viiakse minema palju kergemaid osakesi, kuid oliviinikristallid on tugevamad ja raskemad kui teised ümbritsevad materjalid. Seetõttu kogunevad need randa, samal ajal kui teised koostisosad järk-järgult kaovad. Tulemuseks on rand, millel on selge roheline värvus. Kui liiv on märg, siis see särab veelgi rohkem ja näeb välja nagu peened kalliskivid, mis on mere ääres laiali. Kui liiv on kuiv, muutub värv õrnemaks, kuid selle roheline toon jääb siiski silma torkavaks. Siia pole ka lihtne jõuda. Enamasti tuleb kõndida pikalt tugeva päikese käes ja läbida karm vulkaaniline maastik, enne kui jõuad randa. Aga paljude külastajate jaoks on see osa kogemusest, sest iga samm Papakulea poole tundub nagu rändaksid paika, mis meenutab rohkem teist planeeti kui tavalist rannasihtkohta. Tõeline sinine. Enamikul taimedel ja loomadel ei esine nende kehas peaaegu üldse loomulikku sinist pigmenti. See tähendab, et paljud organismid näivad sinised, kuid nende keemiline värvus ei ole tegelikult sinine. See, mida me näeme, on füüsikast tingitud optiline illusioon. Üks parimaid näiteid selle kohta on morfoliblikas. Kui valgus langeb tema tiibadele, näivad need säravat erksinist värvi.
Kuid mikroskoobi all on näha, et värv ei tule pigmendist, vaid tiiva pinnal olevatest tillukestest struktuuridest. Need mikroskoopilised struktuurid on paigutatud nii, et need peegeldavad valguse sinist osa, samal ajal kui teised värvid kaovad või on teisiti paigutatud. Sama põhimõte kehtib ka paljude sinist värvi lindude puhul. Näiteks sininääril ei ole sulgedes sinist pigmenti. Sulgedes olevate mikroskoopiliste kihtide eriline paigutus on põhjus, miks meie silmad näevad sinist värvi. Isegi inimese sinised silmad ei kasuta sinist pigmenti. Värv on samuti tingitud sellest, kuidas valgus silma sees hajub ja tagasi peegeldub. Taimede puhul on tõesti olemas õisi, mis näivad sinised, kuid enamasti ei kasuta nad tõelist sinist pigmenti. Selle asemel muudavad nad tavaliselt punaste või lillade pigmentide keemilisi omadusi, et need paistaksid meie silmis sinisemad. Seega, kui näed eredat sinist looma või õit, on suur tõenäosus, et selle materjal ei ole tegelikult sinine. See, mida sa näed, on väga nutikas valguse kasutamine ja võib-olla on see üks looduse kõige imetlusväärsemaid fakte. Mõnikord ei loo kõige ilusamaid värve keemia, vaid füüsika. Roosad järved asuvad Middle Islandil, mis on väike ja peaaegu püsielaniketa saar Lääne-Austraalia rannikul. Esimene asi, mis siin silma hakkab, on vee erakordne värvus. See ei ole kahvatu punane ega lihtsalt kergelt roosa. Kogu järv on erksat ja peaaegu uskumatut roosat värvi, mida on näha isegi õhust. Vaade on veelgi tähelepanuväärsem, sest järve ümbritseb tihe eukalüptimets. Järve ja ookeani vahel on õhuke valge liivariba. Selle tõttu kohtuvad ühes kohas punane, roheline, valge ja sinine värv. See järv on juba ammu tuntud. Juba 19. sajandi alguses registreerisid selle Euroopa maadeavastajad ja rohkem kui 2 sajandit on sellel järvel säilinud oma eriline värvus. Veelgi üllatavam on see, et värv ei kao isegi siis, kui vett anumasse panna. See tähendab, et tegemist ei ole lihtsalt valgusefekti või peegeldusega. Uuringute kohaselt tuleneb värvus tõenäoliselt mikroorganismide kombinatsioonist, mis elavad järve väga kõrge soolsusega vees. Siia hulka kuuluvad mõned vetikaliigid ja mikroorganismid, mis toodavad pigmente, et ellu jääda äärmuslikes tingimustes. Paljudes maailma eri paikades olevad soolajärved muutuvad aeg-ajalt samuti roosaks, kuid enamasti on see vaid hooajaline nähtus. Lake Hillieris näib see ebatavaline seisund olevat muutunud püsivaks. Siiani uurivad teadlased endiselt, miks see protsess on siin nii püsiv võrreldes teiste sarnaste järvedega. Ja võib-olla on see põhjus, miks see järv jääb üheks Austraalia kõige hämmastavamaks loodusimeks. Vikerkaaremäed. Kaugelt vaadates võib näha üksteise peale kuhjatud punaseid, oranže, kollaseid, rohelisi ja isegi siniseid jooni, mis näivad voolavat üle küngaste. Need on Gansu provintsi Vikerkaaremäed. Esmapilgul on raske uskuda, et need värvid on päris. See näeb välja nagu digitaalne kunstiteos või stseen, mille on loonud arvutigraafika. Kuid see, mida seal näed, on miljonite aastate jooksul toimunud geoloogiliste protsesside tulemus. Muistsel ajal kattis seda piirkonda jõed, järved ja laiad tasandikud, kuhu kogunes pidevalt liiva, muda ja muid setendeid. Aja jooksul kujunesid välja paksud kivimikihid. Iga kiht oli erineva mineraalse ja keemilise koostisega. Hiljem, tänu tektooniliste plaatide liikumisele, tõusid need kivimid maa alt pinnale. Sellele järgnesid miljonid aastad vihma, tuule ja erosiooni, mis kujundasid järk-järgult maastikku, mida me täna näeme. Igal värvil on oma päritolu. Erepunane värv pärineb tavaliselt rauaoksiidist ehk rauaroostest. Kollakas värv tuleb teistest rauarikkaist mineraalidest. Roheline ja teised värvid on erinevate keemiliste ladestuste tulemus, mis tekkisid muistsetes keskkonnatingimustes. Lihtsamalt öeldes on iga värvikiht nagu maa ajaloo lehekülg, mis on üksteise peale asetatud. Tänapäeval külastavad miljoneid turiste seda paika, et oma silmaga näha vaadet, mida internetis sageli peetakse töödeldud fotoks. Kuid kui seisad vaateplatvormil ja näed silmapiirini ulatuvaid värvilisi laineid, saad kiiresti aru, miks see on üks maailma kõige hämmastavamaid geoloogilisi moodustisi. Bismuti kristall. Oma tavapärasel kujul ei näe see millegi erilise moodi välja. See on lihtsalt hõbedane metall, mida on lihtne segi ajada paljude teiste elementidega.
kuid kui seda õigesti sulatada ja jahutada, hakkab toimuma erakordne protsess. Kristalli moodustumisel kasvavad selle servad kiiremini kui keskosa. Selle tulemusena tekivad järjestikused tihid, mis meenutavad ülespoole suunduvaid prepiastmeid. Tulemuseks on geomeetrilised kujundid, mis näivad olevat arhitekti, mitte looduse looming. Ja mis kõige olulisem, värvid, mis on metalli puhul peaaegu võimatud. Siin on näha sinist, violetset, punast, rohelist, kuldset ja hõbedast, mis kõik üheaegselt kristalli pinnal säravad. Kuid tegelikult ei ole need värvid metallile omased. See, mida me näeme, on väga õhukese oksiidikihi mõju, mis tekib siis, kui vismut puutub kokku hapnikuga. Kui valgus tabab seda õhukest tihti, tekib valguse erinevate lainepikkuste vahel interferents. Tulemuseks on loomulik vikerkaare efekt, mis muutub. See sõltub oksiidikihi paksusest. Seega, isegi kui element on sama, ei ole kahel kristallil täpselt ühesugust värvikombinatsiooni. Veel üks põhjus, miks vismut on hobientusiastide ja kollektsionääride seas populaarne, on see, et selle sulamistemperatuur on võrreldes paljude teiste metallidega üsna madal. Seetõttu on võimalik seda kontrollitud tingimustes kristalliseerida ilma keerulise laboriseadmeta. Miljonite elementide, kivide ja mineraalide seas, mida meie maailmas leidub, on üllatav mõelda, et üks värvikirevamaid pärineb metallist, mis esmapilgul tundub täiesti tavaline. Ja võib-olla ongi see üks looduse kõige huvitavamaid fakte. Sageli peidavad just kõige tavalisemad asjad maailma kõige hämmastavamaid üllatusi. Aleksandriit. Kalliskivide maailmas on vaid vähestel nii eriline maine nagu sellel, sest kuigi kivi ise jääb samaks, tundub selle värv muutuvat sõltuvalt sellest, milline valgus sellele langeb. Kui see on loomuliku päevavalguse või külma valge valguse käes, on sellel sageli näha sügav rohelist tooni, mis meenutab smaragdi. Kuid kui see asetada soojema valguse, näiteks küünlaleegi või valguse alla, milles on rohkem punast lainepikkust, muutub see järk-järgult erksaks punaseks, nagu rubiin. Meile, kes seda esimest korda näevad, tundub, et nad vaatavad hoopis teist kivi. Saladus peitub kristalli mikroskoopilises struktuuris. Aleksandriit sisaldab vähesel määral kroomi, elementi, mis vastutab ka mõne tuntud vääriskivi värvi eest. Tänu sellele, kuidas see valguse neelab, näevad meie silmad erinevat värvi sõltuvalt sellest, milline lainepikkus parasjagu domineerib. Kivi ise ei muutu, vaid valgus muutub. Ja Aleksandriit on üks väheseid mineraale, mis suudab seda muutust väga selgelt näidata. See vääriskivi avastati esmakordselt 19. sajandil Venemaa Uurali mägedes. Tänu oma erakordsetele omadustele sai sellest kiiresti üks maailma kõige ihaldatumaid kalliskive. Tänapäeval leidub seda ka Brasiilias, Sri Lankal ja mõnes Ida-Aafrika piirkonnas. Kuid isegi kui on olemas teisi leiukohti, on kõrge kvaliteediline Aleksandriit endiselt väga haruldane. Tegelikult ütlevad paljud eksperdid, et maailma tasemel Aleksandriidi leidmine on raskem kui mõne teise Aleksandriidi tüübi leidmine. Väärtuslik teemant ja smaragd ning võib-olla on see ka põhjus, miks see on tänaseni üks geoloogia kõige imetlusväärsemaid loominguid. Kivi, mis ei muuda oma kuju, kuid suudab muuta oma värvi otse sinu silme all. Bioluminestseeruv laht. Sellistes kohtades nagu Puerto Rico, Jamaica, Maldiivid ja teised troopilised rannikud on hetki, mil meri helendab iga vee liigutuse peale. Kui keegi ujub, jääb valguse jälg. Kui kala möödub, jätab see justkui sädeleva joone merepõhja alla. Isegi lihtne kivi vette viskamine võib põhjustada ajutise sinise valguse plahvatuse. Selle eest vastutavad mikroskoopilised organismid, mida nimetatakse dinoflagellaatideks. Igaüks neist on nii väike, et neid pole palja silmaga lihtne näha, kuid kui nad kogunevad ühte kohta miljardite kaupa, suudavad nad muuta kogu ranniku välimust. Kui neid häirib laine, kala, paat või isegi lihtsalt inimese käeliigutus, toimub nende kehas keemiline reaktsioon. Selle protsessi käigus tekitavad nad lühikese valgussähvatuse. Ühte organismi on peaaegu võimatu märgata, aga kui miljonid neist üheaegselt valgust tiirgavad, näib kogu meri säravat. Üks kuulsamaid kohti selle nägemiseks on Mosquito laht Puerto Ricos, mida peetakse üheks kõige eredamaks bioluminessentsi laheks maailmas. Õige temperatuuri, vee soolsuse, toitainete ja kaitstud keskkonna kombinatsiooni tõttu muutuvad tingimused nende organismide paljunemiseks ideaalseks. Kuid mitte ainult Puerto Ricol pole sellist vaatepilti.
samuti leidub rannikuid Jamaikal, Maldiividel, Vietnamis ja isegi mõnes Austraalia osas, kus sama nähtus ilmneb erinevatel aastaaegadel. Neile, kes seda isiklikult näevad, on seda sageli raske kirjeldada. See on just kui tähed oleksid merre kukkunud. Tundub, et vesi ise kiirgab valgust. Ja mis veelgi hämmastavam, see protsess on toimunud juba ammu enne seda, kui inimesed seda näha said. Miljonite aastate jooksul on ookean ööpimeduses vaikselt säranud. Ja tänaseni on see endiselt üks kõige sürreaalsemaid vaatepilte, mida loodus suudab luua. Tanakili madalik asub Etioopia põhjaosas, Eritrea ja Djibouti piiri lähedal. See on ka üks madalamaid paiku Aafrikas ja kuulub maailma kõige kuumemate piirkondade hulka. Kuid kuumus ei ole põhjus, miks see koht kuulsaks on saanud. Tõeline põhjus on erakordne geoloogia, vulkaanilise tegevuse ja keemiliste protsesside kombinatsioon, mis kõik toimuvad ühes kohas korraga. Selle piirkonna all liiguvad maatektoonilised plaadid pidevalt. Kui need aeglaselt lahku liiguvad, tõusevad kuumus ja magma maa sügavustest üles. Selle tõttu tekivad hüdrotermilised väljad, kus väga kuum vesi koos erinevate mineraalidega tõuseb pinnale. Kui vesi jahtub ja hakkab välja voolama, jäävad keemilised ladestused maapinnale ning just siin hakkavad ilmuma ebatavalised värvid. Ereltkollane värvus tuleb tavaliselt väävlist. Oranžid ja punakad alad pärinevad rauaühenditest. Samal ajal koosneb valge osa soola ja teiste mineraalide ladestustest. Kui kõik need asjad ühes kohas kokku saavad, näib kogu ümbrus olevat värvitud toonidega, mida looduses harva näeb. Üks piirkonna kõige kuulsamaid osi on Dalooli hüdrotermiline ala. Siin leidub mõningaid maa kõige värvikirevamaid geotermilisi moodustisi. Ja siin on mineraalstruktuure, mis meenutavad pigem asju, mida ootaksid näha teistel planeetidel kui maal. On mineraaliformatsioone, mis järk-järgult lagunevad, samal ajal kui tekivad täiesti uued. Rändurid peavad taluma äärmuslikku kuumust. Mõnel aastaajal võib päevane temperatuur ulatuda üle 50 kraadi Celsiuse järgi. Lisaks sellele on asukoht kauge ja keskkonnatingimused karmid. Ja võib-olla just seetõttu peavad paljud Tanakili madaliku üheks kõige erilisemaks ja värvikamaks loodusmaastikuks meie planeedil. See on paik, mida loodus on miljoneid aastaid kujundanud. Vaikne, karm ja peaaegu uskumatu. Meie tohutus maailmas on endiselt kohti ja nähtusi, mis näivad olevat kujutusvõime vili, kuigi nad on päriselt olemas. Nii et kui sa järgmine kord näed pilti, mis tundub liiga ilus, et olla tõsi, ära kohe arva, et see on töödeldud või arvutiga loodud. Sest kui on üks asi, mida loodus ikka ja jälle tõestab, siis on see just see. Mõnikord on tegelikkus palju hämmastavam kui miski, mida inimene suudab luua.